Ja mul on hea meel siis kutsuda rääkima noort arhitekti Marte Kaevansit. Ole hea. Tere kõigile. Nii tore, et on ikkagi sellised üritused on toimumas. Et minu asi täna on ilmselt teid provotseerida veidi unistama, rohkem unistama. Ja ma olen ise leidnud vahepeal, et minust on saanud nagu professionaalne unistaja. Ma olen ise arhitekt, linnaplaneerija, olen tegelenud Uue Maailma Seltsiga ja olen tegelenud erinevate infotehnoloogiliste vahenditega. Ja praegu tänane ettekanne, mille nimi on selline, võiks teile kirjeldada veidi seda unistust, mis 40 aasta pärast tulevikus meil kõigil siin on ruumis. Et see kõik põhineb minu lõputööl, magistritööl, mida ma praegu teen, mis on pooleli. Aga ma tegelen põhimõtteliselt unistamisega, et milline elu on 40 aastat nagu tulevikus. Peamine nagu muutus selles on, et on toimumas 3. tööstusrevolutsioon ja nende selliste komponentide uurimisega ma tegelen. Need põhilised komponendid on midagi sellist, aga minu tõeline kirg on tegelikult inimsuhete, mittelineaarsete tegurite kaardistamine, ehk siis nende keerukuste kaardistamine, mille aluseks sellised tehnoloogilised asjad on. Kõigepealt kindlasti tuleb räägida energiast, et mis energiast saab tulevikus. Siis üks ÜRO ja Euroopa Liidu poolt tuleviku visioon, selle nimi on vesinikupõhine majandus. Küsimus ei ole ainult nagu vesinikus, küsimus on tegelikult terviklikus majandusmudelis. Ja see vesinikupõhine mudel on rangelt detsentraliseeritud ja põhimõtteliselt, et see loosung, et annab nagu võimu ja energia rahvale, on selle mudeli üks oluline osa. Oluline on see, et see on jällegi ÜRO ja Euroopa Liidu poolt ka mõeldud välja, et niimoodi see võiks olla. Üks teine asi, mis on muutumas, on, et asjade tootmine on muutumas. Sellised asjad nagu 3D printerid on hakanud levima. Materjali kasutus muutub väga põhjalikult, mis põhimõtteliselt muudab jälle kogu tootmise ka detsentraalseks. Et ei ole keskseid tootmiskohtud, vana tehas kaob ära. Teine kõige olulisem teema on tegelikult kommunikatsioon. Vana ühelt paljule mudel muutub detsentraalseks, ehk siis võrgustikupõhine kommunikatsioon on muutmas seda, kuidas me maailma näeme. Ja üks oluline muutus, mida see võrgustikupõhine kommunikatsioon teeb, on muutuse organisatsiooni juhtimises. Ehk siis, et vana hierarhia põhine mudel, ehk siis, et lõpus on lõpuboss, tegelikult asendub võrgustikulise organisatsiooniga ja tekivad põhimõtteliselt uued käsuliinid ja võimusuhted. Nüüd 3. oluline teema, see on vist juba praegu 4, on liikuvuse areng. Oluline on see, et liikumine peaks olema lihtsalt korraldatud inimese jaoks nagu arusaadav, kõik väikeste detailidena. Kogu seda asja saab tegelikult võtta kokku kui, linna kasutaja liides. Et see on nagu teema, millega tuleb tegeleda. Kõige suurim aegruumi muutja 2050 aastal on juhita autotehnoloogia tulemine, mis ma arvan, et see juhtub kuskil 7 aasta jooksul ja laiendamine, rakendumine tervikühiskonnas, ma arvan, et see on mingi 25 aastat. Ja see põhimõtteliselt tähendab midagi siukest, et kuskil 40 korda vähem autosid linnaruumis, mis on nagu, kui ennem sai räägitud, et kuidas need teeristlõiked väiksemad lähevad, siis see teeb põhjalikult seda. 40 korda vähem autosid linnaruumis on väga suur ruumiline muutuja. Nüüd need kõik 4 tegurit tegelikult moodustavad nagu ühe tervik siukse süsteemi. Nad mõjutavad üksteist ja see, millega mina tegelen, on siis, et kuidas nad nagu koos nagu mõjuvad. Ja ma nimetan seda nagu hüperlokaalseks unistuseks, mis põhimõtteliselt tegelebki siukse kohaliku elu, inimsuhete ja majanduse ja energia teemade analüüsiga. Nüüd, kui Tallinna poole minna, siis alati tuleb mõelda seda, et mingid teemad on nagu strateegilised teemad. Näiteks nagu ühendused Peterburi, Berliini, Helsingiga. Strateegiline planeerimine peab alati olema.
aga uues võimusuhete paradigmas tegelikult väga palju juhtimist läheb nagu tegelikult madalamale kihile. Ehk siis sellised kohalikud kogukonnad või asjad hakkavad rohkem rolli mängima. Ja siin on nüüd mingi selline ajatelg selle asja jaoks, et kui me tahame jõuda siia sellesse mingisuguse hüperlokaalsesse maailma, siis kõigepealt peab nagu suhtumine peab muutuma. Ja siin on põhimõtteliselt terve hunnik erinevaid nagu sellisest kogukondlikke lubrikante, mingisugused meetodeid, mis tegelikult on võimelised need keerulised inimsuhted, mis tänapäeval on muulgas kvantitatiivselt väga lihtsalt arvutatavad, kuidagi nagu ruumiks muuta. Väga olulised asjad on näiteks osaluse eelarveid ja osalusplaneerimised ja kõik selline avatud suhtumine. Lisaks oma selle lõputöö käigus ma tegelen hästi palju liikuvuse planeerimisega, kuna siin see liikuvusteema nagu on, siis liikumisplaneerimisel on alati üks suur probleem olnud, on nii-öelda see viimase kilomeetri küsimus või kuidas see bussist või trammist sinna koju saad. Et kui me räägime nagu juhita auto kontekstis, siis põhimõtteliselt see ei ole nagu probleem. Et selle skeemi peal on põhimõtteliselt olen ma proovinud ära seletada kogu Tallinna ja Eesti nagu liikumishierarhiad. Ja siin on üks skeem veel, mis põhimõtteliselt võiks seletada seda, et kuidas erinevatel liikumiskiirustel, milliste tööriistadega rakendada seda. Ehk siis, et erinevatel liikumiskiirustel nagu jalgrattal, autol ja kiirrongidel ja trammidel näiteks on erinev spetsiifika ja vastavalt ajale. Sest see kõik on ju ajas muutuv ja kõik ongi muutuv. Aga võib-olla oluline on see, et kõiki neid asju tegelikult tuleb nagu terviklikult teha. Et need ei ole nagu üksikkomponentide planeerimine, nagu see näiteks energia puhul, et me nüüd tegeleme energiaga. Tegelikult on seal energiamudelil on väga konkreetselt 5 sammast, mida tuleb terviklikult planeerida. Ja nüüd lõpuks, olles sellesse ajaraami ilusasti ära mahtunud, kuigi see on kõik väga pikk jutt, on mul see niisugune välismaa näide, mida oli justkui vaja. Siis see näide praegusel hetkel ma võtsin Nevada kõrbes toimuva Burning Man festivali, mis on selline maailma vist suurim ajutine kogukond, kes tuleb kokku ja äkki sa saad sinna lõppu minna tagasi, siis ma saan sellest pildist rääkida. Et see on maailma suurim kogukond, kes tuleb nagu ajutiselt kokku mingiteks päevades kõrbeks ja põhimõtteliselt teevad endale nagu oma ajutise linna. Ja see linn näeb välja nagu selline, ta on nagu ringikujuline, aga mul on nagu tunne, et praeguses majandus- ja organisatsioonilises paradigmas see täisring nagu ei tule kokku, nagu siin ta praegu on. Ehk siis, et mina, kui vaadata nagu maailma üritada nagu terviklikult vaadata, siis mulle tundub, et ma tegelen nagu enam-vähem nagu selle osaga, mis siin nagu puudu praegu on. Ja ühtlasi see võiks nagu anda aimdus sellest skaalast, milles töö käib, võib-olla natukene. Nagu aru ilmselt võib saada, on see kõik hästi pikk jutt, aga sellise 7 minutiga kiire ülevaate võib-olla sai. Magistritöö saab ise valmis juunikuus. Aitäh, Martin! Et globaalne jutt, globaalsed sõnad, minule jäävad nad alati natuke hämaraks, aga ma üritan seda niimoodi maa peale tuua, et sa rääksid unistamisest, aga ütle nüüd see oma unistus iseendast lähtuvalt. Ja mina ikkagi iseendast lähtun kogu aeg. Et kuidas sa seda sõnastaksid ühte lausesse? Iseenda unistamist. Nende mõtete pinnalt, millest sa rääksid? Ma olen viimasel ajal hästi palju retoorikaga tegelenud, siis ilmselt see põhimõtteliselt ma tegelen nagu ma olen professionaalne unistaja, kes tegeleb trickster ruumi loomisega. Trickster ruum kui selline on selline mõiste, et mina üks jälle suur valdkond, et need, mida mina seletasin täna, on ainult sellised nagu tehnoloogilised aspektid, sest tehnoloogia on see, mis tegelikult on inimsuhete jaoks vundament. Et kui vaadata nagu ajalugu,
siis uued tehnoloogilised arengud on toonud muutuseid ka inimsuhetes. Ja see Trickster ruumi mõiste tegeleb sellega, et kuidas neid inimsuhteid nagu mõõta ja neid ruumistada. Ja lähtuvalt sellest ehitada nagu uus nagu mudel ülesse. Aga no ma saan aru küll, Kas ma saan õieti aru, et sinu unistus puudutab inimsuhete ja ruumi mõõtmist? Nende kokkuviimist, et kogu see ruumi planeerimine on alati olnud siuke, või on poeetiline protsess. Ehk siis, et tegelikult ei ole võimalik seda nagu, kõike ei ole võimalik välja arvutada. Aga mõningaid asju on ja selle põhjalt tegelikult on võimalik ehitada üles inimasustuse mudel, mis on efektiivne näiteks ja kestlik. Uut ruumi. Ja utoopia muidugi. Uut ruumi ma mõtlesin, jah. Aga küsimusi? Jah. Kohe 2 küsimust korraga, Tõnu Ploompuu nimi. Nüüd esimene see, et sa rääkisid, et see, et meemipõhises teabesüsteemis tuleb hierarhiline juhtimine asendada võrgustike juhtimisega. Kui nüüd võtta siit inimese teine pool, ta on ka selline geenipõhiline infojuhtimine, siis sa arvad, et inimese kesknärvisüsteem tuleks asendada hüdranärvisüsteemiga, võrk- ja närvisüsteemiga? Põhimõtteliselt vastuseks oleme see, et põhimõtteliselt küll. Ehk siis, et kui varasem maailma käsitlus oli individuaalikeskne või et üks mina näiteks siin peas või siis tulevik on märksa keerulisem ja näiteks just seesama, et siuke multiidentiteet ühel inimese sees muutub märksa tavaliselt, mis põhimõtteliselt ütleb, et näiteks muuhulgas seda, et näiteks vaimuhaiguste osakaal ühiskonnas on kasvamas. No, ma küsin teistmoodi, et hüdra on siis parem kui inimene. Seesama pisike millimallikas seal vee sees. Põhimõtteliselt ma arvan küll, jah. Et me oleme viga siin, et me siin oleme koos. Aga ei. No selles mõttes, et võib-olla meil on erinev sõnakasutus. Üks hetk ma annan kohe tagasi, jah. Jah, et võib-olla võtaks kokku selle, et me ei tea küll, aga võib-olla hüdra on õnnelikum. Nii, ja nüüd teine lühike küsimus ka. Üks väga oluline osa siin ühiskonnas see arengut. Kuidas sa näed ette halli raha kasutamise arengut ühiskonnas? Põhimõtteliselt ma arvan, et need vanad võimupüramiidid, mis on praegu tekkinud, et iseenesest või see mingisuguste suurte rahahulkade liig suur kontsentratsioon maailmas, et selline süsteem ei saa nagu püsida. Et see nagu ei ole nagu kestlik, aga ja see põhimõtteliselt on vist nagu hall raha või ma ei tea, mida sa silmas pidasid täpselt. Mis asja? See asi kaob, see on lihtsalt sümptom. See, et ämma kilekotis raha liigub, see on uue kommunikatsioonimudeli praktika. See, et info liigub nüüd praegusel hetkel teistmoodi, see ei ole üldse mingisugune iseäralik juhtum näiteks Eestis, vaid kogu siukene protsess on toimumas igas riigis maailmas praegu, kus nagu konstantselt poliitikud saavad peksa rahva käest selle tõttu, et nad on jobud. Et selles mõttes see on sümptomaatiline. Allo, jah. Ei, seal hõigati kedagi muud. Et aitäh. Kas on veel küsimusi Martinile? Ei ole. Suur tänu, Martin. Ja ka sinule. Sinule, su perele siit Maanteeameti kott ja Apollo kinkekaart. Aitäh. Mul tekkis endal mitu assotsiatsiooni lähtudes sellest mitmepolaarsusest või võrgustiku käsitlusest, et rahaga seoses näiteks, et mingi osa maailmas liigub selle poole, et tekivad kohalikud rahad. Ei ole ühte tsentraalset raha, vaid et on ühe kogukonna raha ja teise kogukonna raha ja võib-olla nad leppijad kokku isegi saavad selle rahaga arveldada. Ja täpselt sama on
vaimumaailmas üks viide oli siin, et noh, et meiega võrreldes näiteks Jaapani ühiskond on ju võrgustiku ühiskond, kollektiivne ühiskond hästi. Ja sealses vaimses traditsioonis, psühhoteraapilises mõttes ei ole mingi küsimus, et inimesel on mitu mina. Nii et need sellised maailmad eksisteerivad juba ammust aega siin samas maakeral meie enda kõrval. Et küllap meie vaade on selline iseendast lähtuv, individualistlik vaade, et see mingil moel muutub. Aga